Tere tulemast Roy kontorisse. Täna anname siis stardi arvamuskonkursi Tark turundus uuele hooajale. Mina olen Maarit Kallas, Best Marketingi juht ja minu kõrval seisab Anu Pillesson, Best Marketingi toimetaja. Kui me eelmisel aastal targa turunduse konkursiga alustasime, ei osanud me ise ka päriselt oodata, kui väga soovitakse turundusvaldkonnas oma arvamust avaldada ja olulistel teemadel kaasa rääkida. Esimesele konkursile kvalifitseerus tervelt 93 tööd. Kõik konkursitööd said kajastatud Best Marketingi veebis ning olid kõigile lugemiseks tasuta ja maksumüürita. Parimad lood jõudsid ka Äripäeva veebi. Seega ei ole tark turundus pelgalt ainult konkurss. Me soovime sellega luua turvalise platvormi, kus turundusinimesed saavad rääkida sellest, mis Eesti turunduses töötab, mis ei tööta ja mida võiksime teha teisiti. Ja kuna esimene aasta näitas väga selgelt, et sellist kohta on vaja, siis teeme seda muidugi uuesti. Alates 27. augustist ootame taas mõtteid kõigilt, kel on Eesti turunduse kohta midagi öelda. Sel aastal pakume inspireerumiseks ja arvamiseks välja 5 suuremat teemade ringi. Aga see ei ole kindlasti mingi piir. Kui sul on endal mõtteis või hinges kripeldamas mõni turundusteema, siis kirjuta julgesti. Aga ootame sinu mõtteid sellest, kuidas kasutada targemalt andmeid ja mõõdetavust, samuti ka kuidas hoida loovust, ka olulist väärtust ja konkurentsieelist. Muidugi ootame teie mõtteid ka teemal, kuidas planeerida meediat killustunud tähelepanu tingimustes. Samuti tahaksime lugeda arvamusi, kuidas saaks turundus aidata Eesti ettevõtetel rohkem eksportida ja välisturgudele jõuda. Ja 5. kuidas luua emotsioonide ning brändingu kaasabil tugevam side tarbijaga. Nagu Maarit juba ütles, siis ei ole need teemad kuidagi kivisse raiutud. Meie eesmärk on siiski hoogustada mõtete vaba liikumist. Me ei otsi koolikirjandit ega õiget vastust. Ootame, et sa paneksid kirja oma vaatenurga, argumendid ja ideed, mis võiksid ka teisi inimesi kaasa mõtlema või vastu vaidlema ärgitada. Kuna head mõtted väärivad alati ka tunnustust, siis on meil loomulikult mängus motiveerivad auhinnad. Konkursi võitja pälvib tervelt 4000 eurot. Teine koht saab 1500 eurot ja 3. koht 750 eurot. Lisaks saab esikolmik aastase bestmarketing.ee lugemisõiguse ning eriauhinnad on ka konkursi kaaskorraldajatelt. Tark turundus sünnib koos meie heade partneritega. Sel aastal on meiega taas La Ecuador, EIS ja Omnicom Media ning lisandunud on 2 täiesti uut partnerit, Norstat ja Roy. Ja kuna oleme täna just Roy kontoris, siis teemegi alustuseks juttu võõrustajaga. Tere Andrus. Tere. Roy on targa turunduse partner esimest korda. Miks te otsustasite konkursiga kaasa tulla? Niisugune huvitav. Mina kõigepealt ei teadnudki, et eelmine aasta toimus, et oli üllatus. Ja kui ma hakkasin seda uurima, et siis üllatus oli ka, et nii palju osalejaid oli. Ja võib-olla meeldis see ka, et missiooniga üritus või mis annab hästi paljudele inimestele võimaluse kaasa rääkida, et platvormi, et keda võib-olla muidu ei kuulekski, et hästi huvitav oli lugeda neid erinevaid nägemusi ja andis mulle ka hästi palju niisuguseid mõtteid. Kui sa Eesti turundusele praegu mõtled, siis millist arvamust või ideed tahaksid tänavu konkursilt kõige enam näha? Võib-olla kõige rohkem kõnetas oligi see võidulugu, et see võib-olla tekitas niisuguse hästi palju mul mõtteid, et mida tahaks nagu edasi arendada, eks, et küsimus on kindlasti ekspordis. Küsimus on ka selles, et kuidas seda enesekindlust nagu tekitada, et Eesti ettevõtetes, ja missugune see ettevõtte dünaamika siis võiks tänapäeval nagu olla, et mis oleks piisavalt terav, piisavalt enesekindel, et mis meeskond see peaks nagu olema, et millega siis välismaailmas lüüa läbi. Ja kindlasti seda ka, et niisugused enda elust või reaalset kogemust need lood, et story'd, mis täna nagu kindlasti müüvad,
kindlasti Eestis neid on, eks, aga palju on ka niisuguseid, et mida me täna nagu ei tea, et kindlasti niisugused oma kogemusest tulevad lood kindlasti on, mida tahaks, oleks huvitav lugeda siis. Aitäh, Andrus. Üks meie konkursi tänavusi suuri teemasid on andmed ja mõõdetavus ning selle juures sobib nagu valatult meie teine uus partner Norstat. Tere, Katariina. Turundajate käsutuses on täna rohkem andmeid kui kunagi varem. Kas Eesti turunduse suurim probleem on praegu andmete puudus või pigem see, et me ei oska olemasolevatest andmetest õigeid järeldusi teha? Ma arvan, et andmete puudus probleemiks ei ole, aga kindlasti tasub eristada, et kuidas need andmed on kogutud ja kuidas need andmed on siis tekkinud, et kindlasti on vahe, et kas need andmed on kogutud kvaliteetselt, kellelt need kogutud on, et need peaks just peegeldama oma siis sihtrühma arvamust. Ja see on nagu tähtis, et saada teada, et need andmed oleksid sellised, mille pealt siis tõesti turundusotsuseid hiljem teha. Millist vaidlust või uut mõtet tahaks Norstat arvamuskonkursil andmete ja uuringu teemal käivitada? Meid kindlasti huvitaks, et kuidas ühendada omavahel uuringud, andmed ja loovus siis. Et andmed ei ole, ja uuringud ei ole pelgalt ainult selleks, et mõõta siis pärast kampaaniate nähtavust, vaid tegelikult neid saab väga edukalt kasutada siis erinevates turundusstrateegiates, projektides, et juba ennem, kui need üldse nii-öelda käivituvad. Aitäh, Katariina. Ootame sel aastal rohkelt arvamusi ka teemal meedia planeerimine ja tähelepanu kindlustamine. Sellel teema valguses küsingi Toomas sinust, et võtame ühe üsna tavapärase olukorra, et inimene on korraga 10 kanalites ja platvormidel ning turundaja üritab talle siis järele jõuda. Mis on sinu hinnangul praegu Eesti meedia planeerimise kõige suurem lahendamata küsimus? Ütleme niimoodi, et tegelikult need küsimused on igal pool maailmas samasugused, et ega eestlased teistsugused ei ole. Et üks asi on see, et loomulikult me mõõdame väga palju asju. Minu jaoks pigem on küsimus, kas me peame kõike mõõtma. Ja see põletavam küsimus on see, et mida me nende andmetega hiljem nagu edasi teeme ja kas need andmed lõppkokkuvõttes on üldse relevantsed. Ehk siis see, et see inimene nägi 10 kohas, see piksel kuskil brauseris oli, et kas tegelikult siis ärile midagi nagu juhtus. Et see on see küsimus, mida tegelikult igaüks lahendab. Millist julget või isegi ebamugavat arvamust tahaksid sina tänavu meedia kohta lugeda? No ütleme niimoodi, et mulle meeldivad alati väga sellised julgemad asjad rohkem kui selline tagasihoidlik ja selline, ärme tee midagi erilist, eks ju. Näiteks see aasta minu arust oli väga äge see Bigpanga üle tekkinud diskussioon, ühelt poolt, eks ju, loovus, teiselt poolt see äritulemused ja nii edasi, et ma arvan, et turundajad ajavad alati kogu aeg trendi taga ja alati tahetakse rääkida miski uuest. Mina olen samamoodi tarbija selles mõttes, et ma tahaksin lugeda midagi sellist, mis minu tähelepanu haaraks ja miks öelda, kui tuleb midagi ägedat prindi teemal või tele teemal, siis see köidaks minu tähelepanu palju rohkem kui järjekordne AI jutt, et sellest niikuinii kõik räägivad ja kõik toimetavad. Suur aitäh, Toomas. Annan nüüd eetri tagasi Anule. La Ecuador oli targa turunduse sünni juures juba eelmisel aastal ning tänavu on konkursi üheks keskseks teemaks taasloovus. Heili, kutsun sinu siia. Kas Eesti turundus on sinu meelest praegu piisavalt julge ja loov või mängime pigem nagu kindla peale? Kui ma mõtlen selle peale, et eelmine aasta, kui ma kõik need arvamuslood läbi lugesin, siis seal oli päris palju selliseid huvitavaid mõtteid, aga samas kui rääkida Eesti turunduse loovusest, siis võib-olla täna on see, et me oskame tegelikult turundust teha, meil on väga palju andmeid, mida kasutada, aga kui vaadata seda, siis kõige selle juures, et me tahame olla väga turvalised, et see turvalisus võib-olla on see, et mis teeb kõik brändid lõpuks ühte nägu ja selline julgus eristuda puudub. Ja võib-olla mida ma nagu selle loovuse poole pealt täna nagu veel mõtlen, on ka see, et kuna ütleme just sellise loovagentuuri poole pealt, mida ma näen, on hästi palju seda, et pannakse rõhku strateegiatele, et meil on strateegia väljatöötamine ülioluline. Ma olen sellega igatpidi nõus, aga mida ma võib-olla tahaks nagu ka selle aasta arvamuskonkursil näha, on just võib-olla selline taktikaliste tegevuste igapäev. Sellepärast, et kuidas sa seda brändi ikkagi täna hoiad, kui neid kanaleid on nii palju ja tegelikult, kui me vaatame seda, et
et päris palju on täna ka klientidel enda majas juba sellised pisikesed reklaamiosakonnad, kes siis peavad toimetama, aga tihti seal tegelikult see kompetents puudub ja tihti võib-olla puudub ka see julgus enda vigu nagu hinnata ja nagu ka märgata, et võib-olla nagu seda poolt tahaks rohkem näha ja kindlasti seda, et oleks brändi suhtes ka rohkem julgust nagu võttagi enda kindel seisukoht ja öelda mingitele asjadele ei ja siis pärast neid ka väga selgelt põhjendada. Minu teine küsimus natuke kattub selle esimesega ka, aga mis paneb sind ühe teksti puhul mõtlema, et selle autor mõtleb päriselt loovalt, mitte ei korda selliseid kõigile teada-tuntud tõdesid? Ma ise tegelikult selle teksti osas jällegi tulen selle sama asja juurde, millest ma rääkisin, on need igapäevased taktikalised tegevused, et kui me võtame nüüd ühe brändi, siis tegelikult kogu selle brändi tone of voice on ju paika pandud, et tõesti, kui näiteks seal võtame, antakse sotsiaalmeedia kanalid hallata noorele sellisele hakkajale ja aktiivsele turundusspetsialistile ja ta võib-olla päriselt ei saa aru, mis asi see brändi tone of voice on ja kuidas ta peaks nagu esinema ühes kohas ja teises kohas ja milline võiks arvamusartikkel olla, et siis ma arvan, et sealt nagu tekib see, et kas see nüüd nagu oli päris õige sõnavõtt selles õiges kohas. Aitäh sulle, Heili! Targa turunduse žüriisse kuulub tänavu ka Hando Sinisalu, kes on turundusvaldkonnas tegutsenud aastakümneid ning omab teravat pilku ka rahvusvahelisel tasandil. Mis on suurim asi, mida Eesti turundajad võiksid maailmalt õppida ja mis on omakorda see, mida meie paremini valdame kui võib-olla teised turud? No ma arvan, et suurim probleem on väikselt mõtlemine, et tegelikult Eestis võiks mõelda suuremalt, ambitsiooni võiks olla rohkem ja ma arvan, et isegi ei pea väga kaugele maailma vaatama, et näiteks Leedu või Läti turundajad ja agentuurid tundub mulle vaatavad asja palju suurema ambitsiooniga. Mida meie saaks õpetada, ma arvan, et Eesti jällegi tänu sellele turu väiksusele, et meil on väga head kogemused, kuidas nutikalt ja väikese eelarvega suuri asju teha. Et see on asi, mida ma arvan, me saaksime õpetada ka teistele. Žürii liikmena loed see varsti loodetavasti sadu arvamuslugusid. Mis on see, mis paneb sind ühe teksti puhul mõtlema, et see väärib esikolmikusse jõudmist? No esimene asi on kohe algus, et tänapäeval sellise lühikese tähelepanu ajastul, kui esimesed 3-4 lauset kohe huvi ei tekita, siis ei ole lootustki, et sa seda lõpuni loed. Nii et kohe algusest peale peaks olema mingi intriig või mingisugune põnev osa, et viitsiks edasi lugeda. Ja teine asi, ikka väga palju kasutatakse AI-d praegu, mis iseenesest pole paha, et teatud lõikudes on see oluline, aga see lõpptekst kindlasti ei tohiks välja näha, nagu see oleks AI tehtud, et see peab olema inimlik ehk, et kui te kasutategi AI-d, siis käige see inimesena üle ja muutke see inimlikuks. Hando, aitäh sulle! Ja suurimad tänud veel kord kõikidele meie partneritele selle konkursiga kaasa tulemast. Täna ei ole siin küll EISi esindajat Kadri Grööni, kuid ärgem üldse muretsegem. Juba peagi saate teada, mida tema konkursitöödes näha tahaks. Aga Maarit, millist lugu meie korraldajatena ootame? Me ootame head mõtet, me ootame julgust arvata. Ja ärgem jäägem ootama konkursi lõpptähtaega, mis on 30. oktoober. Me võtame töid vastu juba tänasest ning avaldame neid jooksvalt. Mida varem sa oma töö teele paned, seda pikemalt ja rohkem tähelepanu sinu mõte saab. Ära oota, kui keegi teine sama välja ütleb. Ära mõtle, et äkki sinu arvamus pole piisavalt oluline ja ära oota ideaalset hetke. Pane oma töö kohe teele. Me jääme igatahes väga suure põnevusega ootele. Tark turundus 2026 on avatud. Teravat pliiatsit.